Veebruarikuus on Suure Eesti Raamatuklubi klubiraamatuks Eesti suured armastuslood, mille kirja pannud Mart Laar. Mart Laar on meil nüüd ka telefonil. Tervist! Tervist! No Mart Laar, tundub täiesti uskumatu, et teie puhul, kui te olete kirjutanud väga olulistest ajaloolistest sündmustest, et nüüd tuleb nagu armastusest juttu või? Vihmasõjast ikka pikalt kirjutanud kogu aeg, võiks vahetavalt millestki muust ju. Kust tuli muide üldse idee nende lugude kirjapanemiseks, et Eesti suured armastuslood? Eks ole neid lugusid ju üsna palju uuritud ühelt poolt ja teiselt poolt on see, et kui on käidud sõpradega reisidel, siis on tulnud rääkida ja sealt tekkis see konkreetne idee. Ehk kui käisime Kroonlinnas Koidula perekonna hauaplatsil või sellest, mis seal alles on sellest täpselt öeldes, siis tekkis idee, et see lugu võiks nagu ka kirja saada ja üks tuleb ja siis tuleb lõpuks 50. No kui palju neid armastuslugusid sealt läbi käib? No seal 50 lugu, aga neid lugusid on Eestis ikka väga palju ehk lõputult. Eks teine sama osa jäi välja ka etlaga. No tuntud inimestest, võtame Gustav ja Aino Suits, Artur Ratson, Maria Under, Paul-Maria Keres ja neid on hästi palju. Kui erinevad on need lood, Mart Laar? On ühelt poolt erinevad, teistpidi on need palju sarnast ja vastavalt ajastus on sarnased. Ehk uuemad loomad võib ütelda on paljud väga kurvad teht. Kui palju Eesti inimesed tavaliselt teavad nendest tuntud paaridest? Olete te mõelnud sellele? Ega vist ei tea. Isegi minu jaoks oli näiteks Konstantin Pätsuu pereelu või armastus oli nagu suhteliselt uudis. Ütleme seda maailiti hästi ei teadnud varem, aga ja mitmed teist veel samamoodi. Kust te saite seda kõige paremat infot just nende elu kohta? Eks ikka arhiividest kõige rohkem ja teistest raamatutest. Kas oli ka mõningaid selliseid paare, kelle kohta nagu ei olegi nagu infot kuskil eriti? Ikka on küll, ega neid siis on ka panna. Paare on ikka üsna mitmeid, peaks ütlema. Selle kohta praktiliselt pole miskit lugu olemas või vähemalt kirjalikult ei ole. Kes on need kõige värvikamad paarid seal, oskate välja tuua? Ütleme, mis mõttes võtta, see sõltub natuke, kindlasti kui värvikas on Aino Kallas ja Oskar Kallas. Nende abielu käis küll nagu Ameerika mäed üles alla ja mõned lood on sellised kurvad ilusad, nagu kas näiteks Vistapuu ja Inge lugu või siis näiteks Metsametsade armastuslood. Kui palju selliseid päris intiimseid üksikasju näiteks jõuab ka sinna raamatusse või on jõudnud? Ma nüüd ikka päris sellist raamatut ei tahtnud kirjutada siia kui teistele. Et tegelikult midagi keegi intiimsena võtab, ütleme nii. Kas on tõesti nii ka, et ühe kuulsa suure mehe tagant tuleb alati otsida ka naist, mis te arvate? Ja vastupidi. Ja vastupidi ka? Jah. Kas on ka nii, et tundub, et mõnikord nagu üks pool ongi varjutanud teise ära? Natuke mul selline tundlisti on ja sellepärast see raamatuga sündis natuke, kuna minu meelest on see teine puhul tihti peale, et inimesed mõista näiteks mõnda meie suurkuju ega ei saagi, kui pole tema abikaasat uurinud, siis saab nagu inimene palju selgemaks. Oskate mõne näite tuua, kelle puhul see näiteks nii oli? Võib ütelda, et Jakob Hurt ja Jenny Hurt näiteks kas või võtta natukene kas või Julius Kuperjanovit, Aliis Kuperjanovit. Ega see naise mõju on väga suur, ütleme, või võtta näiteks Helmi Põld ja Peeter Põld või see rida võib seda pikk olla. Kellele, Mart Laar, soovitaksite seda raamatut Eesti suured armastuslood? Ma soovitaksin kõigepealt nii meestele kui naistele esiteks. Ma arvan, et see ei ole nagu ainult naistele, vaid selleks päevaks, nagu selleks sõbrapäevaks tehtud, et mõlemale. Sellepärast, et see kooslus ehk abikaaslus ongi kõige tähtsam. Et tegemist ei ole puhtalt naistekaga selles mõttes, et nagu naised võiks huvitada. Ma arvan, et see võiks meestele olla ka kasulik raamat. Kui palju sealt nagu üldiselt teada saab? Tegemist on enamasti ju, eks ole, eelmise, isegi üle-eelmise sajandi lugudega. Kui palju ikkagi ajalugu, sõjad, kõik seal sees on? Eks taustal on ju kõik olemas, eks ma pole tahtnud sellest sõjast ju kirjutada nii palju või muust ajaloost, aga ega sellest mööda ka ei saa, nii et see kõik on nagu taustal olemas ja võib-olla saab see ajastu isegi paremini selgemaks nende lugude kaudu. Tegemist on, ütleme, Eesti suurkujudega, ütleme, Eesti tuntud inimestel oli ju ka teisest rahvusest teisi pooli. Jah,
seal on ka ikka mitmed sees, nii et aga armastus on armastusega, see rahvuses küsi. On seal ka nii rahvuslaste kui kommunistide kui kõigi lugusid. Kui kaua võttis aega, Mart Laar, selle materjali kõik kokku kogumine näiteks? Ma ikka paar aastat kogusin seda vaikselt ja idapanek läks kiiremini ja siis see kogumine oli peamine töö. Kas teie abikaasa ja lähedased kiitsid teid ka selle teemavaliku eest näiteks? Ma pole nüüd konsulteerinud sellega nii palju. Aga veebruarikuine Suure Eesti Raamatuklubi raamat on siis Eesti suured armastuslood, mille kirja pannud Mart Laar. No liigutavad ja intrigeerivad lood meie suurkujud elust ja kuivadele ajaloofaktidele lisaks ikka inimlikku tausta ka. Kas seal on selliseid fotosid ka piisavalt? No igal osa juures on ikka vähemalt üks fotot ja enamust juures ikka mitu. Nii et peaks ikka nägema igaüks, kuidas need tegelased välja näevad, nii mehed kui naised. Ärkamise ajas oli küll natukene raskem, aga neid naiste fotosid leida, aga saime ka enam-vähem hakkama. Nii et iga paar on ilusti pildi peal ka? No ütleme, iga paariga lõpuni ei õnnestunud, aga neid on vist ainult 1-2, keda põlevat pole. Nii et see nagu põhimõtteliselt küll. Mart Laar, kas järgmise raamatu teema on juba vähemalt peas valmis? Peas jah, eks mul need seal raamatupoes juba on ka mälestusi ja nii et eks ma püüan neid järgmist nüüd kirjutada või järgmisi väikselt. Aga igal juhul jõudu ja kiiret sulge ja häid ideid ja aitäh jutustamast, Mart Laar. Seda ikka vaja, aitäh.